suur tänu professor Rein Veidemannile põneva ettekande eest. Järgmisena ma palun Konkogus õpetaja Arto Tukku istuma sinna, anname kusagile ka kellukese. Et kui aeg täis saab, siis ta saab helistada. Aga nüüd me kuuleme siis paneeldiskussiooni, mille teema on hea haridus, hea kasvatus ja kaplanite roll ja vestlus osalevad Jaak Aus, Triin Käpp, Marek Roots, Meelis Rosma ja Katri Keso-Vares. Ootan teid siis siia ette. Kella lüüa ja kuulata siis paremale vasakul käel olevaid kaasvestluspartnereid. Kaplaniteenistus on Eestis juba üsna 30 aastat olnud. Võib-olla tuttavad on kaplaniteenistust Eesti kaitsejõududes ja piirivalves, kus nad on üsna Eesti riigi kaitsejõudude loomisest saati kaasas. Ja selle eest on siis üsna tugevasti seisnud ka Eesti kaitsejõudude esimene juhataja Tiidu Aleksandr Einsel ja kes täna küll usaldatakse siis sinna, kus silme ei näe ja kõrv ei kuule sinna maale. Kaplaniteenistused on ka kinnipidamisasutustest, Manga kaplaniteenistus on üsna pikalt oma vabu saanud ajada ja võib-olla on mõnedele ka tuttav vähesena töötav kaplaniteenistus, mis on haiglates, võib-olla koguduste vaimulikud teevad seda kõige rohkem, kui külastavad neid, kes on haiglas. Ja minu küsimus esmalt on siin see, et kõige vähem on kuulda või tunda võib-olla koolikaplaniteenistus, et on ka head. Mis on siis erinevus teie arvates või teie jaoks see, mis on kooli kaplaniteenistus muudes kaplaniteenistustes kaitsejõududes, politseis, piirivalveametis, vanglates, kellele ma annan esimesena või haiglas. Sul on võib-olla haigla kõige rohkem. Ma siis võib-olla võrdluseks, kuna ma olin 12 aastat Kuressaare gümnaasiumi koolkaplan, siis selle, et see küsimus oli, et miks on nagu keeruline olla. Mis on vahe? Mis on vahe? Et ilmalikus koolis on tegelikult üsna raske olla kaplan. Et minu meelest oli, et milline on väljakutse, siis kooli kaplan, kõige suurem väljakutse on see, et jääda siis ilmalikus koolis usust ja jumalast rääkides ellu. Sõna otseses mõttes. Et see on keeruline. Ja sa pead nagu inimese ja isiksusena ilmselt sellega toime tulema, sa pead teadma pedagoogikat, psühholoogiat, sa pead oskama arvestada inimestega, sul peab olema koolipoolne toetus, seal on palju selliseid asju, et see on üsna keeruline, aga ma arvan, mitte vähem ikka rohkem keeruline, kui mujal olla kaplan, lihtsalt igal pool omad iseärasused. Aga ma pean ütlema, et see aeg oli ääretult tore ja see oli puhas õnn ja juhus, et see koht üldse loodi ja et see nii oli. Et mina väga loodan, et edaspidi ka on võimalus veel koolides kaplaneid ikkagi tööle võtta. Et nad kuuluksid tegelikult tugistruktuuride juurde väga hästi. Aga kuna lihtsalt koolidel on palgafond on piiratud, ütleme otse välja ja sellepärast minulgi töö lõppes, et tuli kooli võtta eripedagoog, aga lahti ei saanud lasta ei psühholoogi ega seksuaalpedagoogi. Koondada see kaplanid. Nii et. Jah, ma arvan, et kristlikus koolis on olukord väga teistsugune. Et ma arvan, et võib-olla siit tulebki vahe välja, kui ma alguses sa küsisid, siis ma mõtlesin, et nagu polegi vahe või vahe on selles suhtes, et igas süsteemis ongi see roll natukene erinev, aga selline suur vahe ei tohiks olla. Siis Katrin siin kuulates sai aru, et tegelikult see vahe ongi selles, et kristlikud koolid on kristlikud juba iseenesest, samas kui haigla, kaitsevägi, et seda tegelikult ei ole. Et selles mõttes kristlikus koolis on hoopis teine olukord. Ja, kes on ka kooliõpetaja pikki aastaid olnud ja see jumal? Ma jäin mõtlema selle peale, et ilmselt see küsimus oleks olnud hea vastata
nendel näiteks kaitseväe kaplanitel, kes ju tegelikult paralleelselt, sest kaitseväes on just nimelt ka psühholoogid ja muud tugiteenused ja siis on kaplanid, et milles see nende nii-öelda töö erinevustes täpsemalt seisneb. Ma ei ole olnud nii-öelda ilmanikuskooli mõistes nii-öelda kaplani ametis, aga olles koolis vaimulikul ikkagi tööl, siis mis ma ise nagu nägin sellist erinevust, kui ma võrdlen, kindlasti on see isikutest kinni sageli, aga konkreetses situatsioonis, kus ma töötasin koolis ja kus koolis oli ka psühholoog, siis need küsimused, millega nii-öelda pöörduti meie poole, olid väga erinevad. Kui psühholoogi poole pöörduti sageli selliste küsimustega, mis on seotud kas siis just nimelt valdkonnaga, mis on siis eripedagoog või siis tõesti õpiraskused või käitumishäired või mis iganes veel siin üles võiks loetleda, siis õpilastel kui ühel hetkel tekkis tunne, et minu juurde võiks tulla mingites teatud küsimustes, mis just nimelt ei tahaks seda kuidagi eristada, aga mis nii-öelda puudutavad inimese hinge või hinge muresid, kui nii võiks ütelda, et mis teeb talle muret mitte niivõrd suhetes või toimetulekus, vaid just nimelt küsimustes, mis on seotud näiteks elu ja surmaga. Kõige sagedamini puutusin ma kokku õpilastega just nendel hetkedel, kui neil oli lahkunud kõige lähedane ja kõige armastatud inimene perekonnas või mis veelgi hullem sõpruskorras. Ja ma ei tea, miks kujunes see nii välja, et ühel ajahetkel just, kuigi mul ei olnud mingit sellist ülesannet, aga näiteks ka rasked sõnumid klassikaaslase surmast, siis mitte ei otsustatud, et koolipsühholoog seda läheb tegema või klassijuhataja, vaid helistati mulle. Nii et eks seegi võib-olla mingisugusel moel annab seda aime, mis selle kooli kaplani funktsioon ükskõik millises koolis võiks eristuda siis sellest funktsioonist, mida võib-olla täidab psühholoog või keegi teine, kes lastega tegeleb. Siit on välja tulemas ka üks teema, mis on alati ka tulnud erinevusena välja ka kaitsejõududes, et psühholoogiateenistus on teisi meetodeid ja teisi lähenemisi inimestele, kes on nendele usaldatud ja kaplaniteenistus saab kasutada teisi meetodeid ja teisi lähenemisi. Siis küsimus on see, et kui me näeme kaplaniteenistust, et kuidas teie näete kaplaniteenistust, jah, siin on kõlas juba tugistruktuurina, aga mis on see sõnum, mida kaplan saaks anda edasi siis koolis, võrreldes nagu teiste aineõpetaja või tugistruktuuride teenuse kandjatega, on nad siis koolipsühholoogid, arstid ja nii edasi. Tuleneb juba tegelikult siis ametijuhendist, et ametijuhendi näiteks oli siis koolikaplanina minu töös 2 põhilist valdkonda, oligi hingehoidlik nõustamine ja religioonialased teadmised. Ja nende 2 valdkonna vahele tegelikult kogu töö enam-vähem siis mahtus ja seesama hingehoidlik nõustamine, nagu Jaak, sinagi rääkisid, et põhiliselt ka just leinaküsimused, surmaga seotud küsimused, hingeküsimused, ka selles mõttes suurte draamad, et noortel inimestel hinged valutavad eriti kevadeti ja et kõik hästi palju tuldi, kui psühholoogi juurde saadeti rohkem, siis minu juurde tuldi julgelt selles mõttes, et ei kardetud, milleks tuli muidugi tutvustada ennast. Religioonialased teadmised läbi aasta, kutsuti nii tundidesse rääkima vastaval teemal ja siis samuti olid mul religiooniõpetuse tunnid ja mingil hetkel kusagil poole aja pealt õnnestus mul siis õppekavasse panna valikainena 5. klassidesse eetikatunnid, mis olid siis nagu kaguga religiooniõpetuse õppekava. Seda tööd ja tegemist tegelikult jagub, aga seda tuleb koolis ise otsida ja seda tegelikult on palju, et ma arvan, et kaplani teenistus koolis ikkagi võiks olla, et ta ei dubleeri ei psühholoogi või sotsiaalpedagoogi, ta on täiesti omaette tegelikult. Mõned asjad võivad kattuda, aga siiski, mida rohkem on koolis tegelikult turvalisi isikuid, kes lapsele on nagu olulised, seda parem, et selline turvaline täiskasvanu kulub alati ära. Meil on suured koolid, näiteks Kuressaare ei ole suur linn, aga lapsi oli koolis ikkagi üle 1000.
ja selles mõttes ainult psühholoogist ja sotsiaalpedagoogist tegelikult jääb väheks. Praegu on meil see tugikeskus Amare, kus ongi siis koondunud tugispetsialistid, aga et kui abi vaja on, siis kutsutakse vaimulikke ka lihtsalt siis vaimulikele juurde. Mina näeksin siin veel sellist rolli nagu perede toetamine, et mitte just alati laste toetamine, eriti meie koolis, kus on ainult algklassid, kus suhtedraamad veel ei ole jõudnud lõkkele lüüa. No, ütleme 4. klass vaikselt juba hakkab vahelema. Aga näha veel seda, et tegelikult pered vajavad tuge selle lapse arengul ja lapse kristlikul kasvatamisel, et me oleme väga paljus kasvanud üles ühiskonnas, kus tegelikult me ei oska kodust kristlikku kasvatust anda ja tihtipeale nõu tahetakse sinuga rääkida, et ka sellel teemadel, et mida see kristlik kasvatus üldse tähendab ja kuidas see tervikuna hõlmab, et ma arvan, et sellise teema teadvustamine ja selle kohale viimine on ka üks selline võimalik roll. Ja lisaks, kui ma kuulasin professor Veidermanni enne, siis ta rääkis teadlaste fragmenteerumisest, minu meelest on ka inimese fragmenteerumine, siin on küsimus, et sellise inimese kui terviku vaatlemine, ka koolis ei käi lapsel ainult aju, vaid koolis käival lapsel käib terve keha ja see kõik, mis temaga kaasas on. Et näha seda last tervikuna, näha seda perekonda tervikuna ja selline holistiline lähenemine, et ma arvan, kuni sinnamaani välja, et kuidas kool tervikuna toimib, et ma arvan, et see terviku küsimus läheb niimoodi väiksest kuni suurem välja. Ma tooksin siia veel ühe mõttekäigu juurde, mis puudutab üldhariduslikke koole või ütleme siis nii-öelda ilmalikke koole. Siis ma ise näen, et üks teema, mis kindlasti üha rohkem ja rohkem aktuaalsemaks muutub, on ikkagi see kultuuriline mitmekesisus meie ümber. Alles hiljuti andsin nõu ühele õpetajale, kes on koolis õpetaja ja tema poole nimelt pöörduti, kuna ta õpetab religiooniõpetust koolis ja tema poole pöörduti siis ühe klassi juhataja poolt, et kas klassi juhataja võiks tulla rääkima või kas see õpetaja võiks tulla rääkima nii-öelda religioossest sallivusest siis klassitundi. Ja põhjus oli siis selles, et selles ühes klassis oli ühe religiooni esindaja muutunud väga aktiivseks, kusjuures tegemist oli veel äkki oli see 4. või 5. klass. Et see aktiivsus väljendus selles, et ta pidevalt käis ja rääkis oma kaasõpilastele sellest, et kuidas kõik kaasõpilased usuvad valesti, kui nad midagi usuvad ja kuidas see, mida tema usub, on õige. Ja see muutus juba häirivaks ka laste vanematele, et kool pidi hakkama sellega, kõigepealt see klassijuhataja, siis kooli juhtkond selle probleemiga hakkama tegelema. Ja siis just nimelt see nõu, või see lahendus, mis siis välja sai pakutud, siis kas ta nüüd lõpuni on lahendatud, ei tea, aga ma näen, et see on tegelikult ka üks roll, mida just nimelt koolikaplan saaks tegelikult kanda just nimelt ka sellist religioosset haridust, kuna meil ei ole ju seda väga paljudes koolides, kui mitte öelda, et enamuses, või seda tuge saaks ka kooli personalile ja just nimelt, nii nagu Triin ütles, ka lapsevanematele jagada mitte ainult kristlikes koolides, vaid ka kõikides teistes. Siit tulebki minu küsimus järgmisena on see, et võib-olla on ootus jah, et muudes tugiteenustes, et parandage mu laps ära või tehke ta nüüd nii-öelda korda või hooldage ta ära, et ta jälle saaks nii-öelda tavaliseks või heaks lapseks, aga kaplani puhul võib-olla see ootus on natukene teistsugusem. Kui te olete olnud nüüd tavakoolides, mis on olnud tavakoolis kõige suuremaks hirmuks, kui siis vaimulik tuleb kooli või kas ta siis annab ainetunde või teeb kaplani tööd, et mis on olnud need kõige suuremad hirmud siis tavakoolides või struktuuris? No, kui mina läksin kooli õpetajaks, siis üllatuslikult sain ma endale ülesande, et ma pean hakkama õpetama 5. klassil inimese õpetust. Ja alles paar aastat hiljem sain ma teada, et sellel hetkel, kui ma hakkasin tunde andma või kui klassile anti teada, et Jaak Aus hakkab õpetama inimese õpetust, siis hakati minu vastu koguma allkirju. Vähemasti algatati kampaania. See küll ei hakanud toimima, see kustus eos,
aga vähemasti selline algatus tuli, sest oldi täiesti veendutud selle kahe inimese poolt, et kui kirikuõpetaja läheb klassi ette, siis ega ta millestki muust enam rääkida ei oska, kui ainult usust ja ilmselt ta pöörab nad lapsed nüüd kõik ära, teeb neile ajupesu ja et see on üks katastroof, mis nüüd aset leiab. See kool oli väga sirgeseljaline ja ütles välja selle, et Jaak Aus on kooli valik ja siin ei ole nagu millegi üle arutleda. Et Jaak Aus seda tundi hakkab andma ja ka teine osa lapsevanemaid, kes mind siis teadsid koguduse kaudu, loomulikult selle kampaaniaga kaasa läinud ja selle kaudu see tegelikult juhtkonnani jõudis, aga ma imestan, et kool seda nii hästi oskas varjata, et ma ütlen, et see tuli alles paar aastat hiljem minule teada, et selline asi üldse aset nagu leidis. Ja ma arvan, et see on üks selline suurimaid hirmusid, mis üleüldse koolide puhul on, et ega see seos, et kui kirikuõpetaja tuleb, siis midagi valesti läheb, on nagu sisuliselt juba alla kirjutatud, kellel ei ole seda kogemust. Teine asi, mis kindlasti sellise koolisüsteemi puhul, mida võib-olla võiks ütelda, mida ma olen ise kogenud, on just nimelt see kompetentsus, mis puudutabki seda pedagoogi või seda õpetajat, kes kooli läheb. Et ma olen selle üle päris palju juurelnud, et milles on probleem, näiteks kui me rääkisime ka usuõpetuse või usundiõpetuse viimisest koolidesse, siis kas see meile meeldib või mitte, see tänasel päeval on kindlasti kõige suurem probleem, kui see peaks juhtuma õpetajad. Ja mitte niivõrd õpetajate ettevalmistus kui pedagoogide, vaid just nimelt olen päris seda meelt, et tahest tahtmatult õpetaja viib klassiruumi ka oma maailmavaate. Nii nagu ateist saab viia oma maailmavaate klassiruumi, viib ka kristlane oma maailmavaate. Lihtsalt küsimus on nüüd selles, et kas ta seda maailmavaadet, mida ta ise kannab, kas ta sellel paralleelselt suudab kanda ja edasi anda ka neid teisi maailmavaateid, mis on üldlevinud, või ta seda ei suuda. Ja ma pelgan ise seda, et see võib juhtuda nii suuremas osas, et tegelikult just nimelt see maailmavaateline konflikt võib selle aine pealt lihtsalt suureneda. Ja see on see küsimus, mis kindlasti väljakutsena peaks nagu olema. Kristlikus koolis või sellises maailmavaatelises koolis on see loomulikult hoopis midagi muud. Aitäh! Mina peaksin siis ütlema, et Saaremaal tegelikult koolis vastuolusid ei olnud, et kool võttis väga kiiresti omaks, koolis lapsed võtsid kiiresti omaks ja pedagoogid ja muidugi ma jõudsin ka üsna kiirelt ennast tutvustada kõigis klassides ja pedagoogidele. Aga kust tuli siis väljaspoolt tuli surve, väljaspoolt kooli, maausuliselt tõstsid küll väga suurt kisa, nii et linnavalitsuse tasandil tuli ikkagi koos istuda ja arutada, kas ma olen ohtlik või ei ole lastele. Linnavalitsus leidis, et ma ei ole laste psüühikale ohtlik ja sellega asi päädis, aga oli ka siis meedias palju kära ja kommentaarid olid väga vihased tihti ja oligi see hirm inimestel, et nüüd tehakse lastele ajupesu, nüüd peavad kõik usklikuks saama, et mis nüüd toimuma hakkab, küll on ikka häbiasi. Aga kuidagi see kõik taandus ära ja läks rahulikuks ja koolisiseselt tegelikult ei olnud, et seal sujus kõik väga hästi. Minul isiklikult avastasin just, et ma olen 3 kooliga seotud olnud ja kõik on olnud tegelikult kristlikud. Et sellist otsest kogemust ei ole, aga ma hakkasin siit mõtlema selle pealt, et kus mul see kogemus või kokkupuude on nende nii-öelda siis munitsipaalkoolidega, on tegelikult jõulujumalateenistused. Et Tartu linnas on päris palju koole, kes jagunevad kenasti erinevate konfessioonide kirikute vahel ära, nii et igale poole jagub neid koole ja nii käib ka minul Jaani kirikus päris mitu kooli jõulude ajal ja see on tegelikult see lävepakk, kus me saame ka näidata seda sama, et kristlane on normaalne. Et ma näen, kuidas läbi aastate on need suhted arenenud ja parenenud, et kuidas juba see koostöö huvijuhi või vastava õpetajaga toimib, kuidas see hakkab arenema, kuidas see esimene hirm, millega võib-olla kirikule ka astutakse, et lapsed olge nüüd täiesti kussi ja vaadake, et te ometi ei liiguta, sest muidu te saate vastu päid ja jalgu. Et see hakkab kõik nagu vaikselt murenema, aga see ongi selline pikaajaline protsess. Et kui kaplanit ennast koolis ei ole, siis vähemalt võimalus kirikuga kokku puutuda, et kui see võimalus on pakutud, see on juba ka suur asi. Kui kool otsustab võtta või katsetada, et ta loob või kutsub kaplani teenima
ja tal ei pea andma ainult kristlikku kehalise kasvatust või kristlikku keemiat. Et see hirm on ületatud, et kuidas siis või mis formaadis te suudaksite ütelda neile või nõu anda, et siin oli palju juba juttu maailmapildist ja identiteedist, seoste loomisest ja sünteesist, et kuidas see võiks nagu inimese, perekonna, õpilase, kollektiivi ja õpetajate nii-öelda koolipäeva mahtuda, et mis formaadis või kuidas seda saab. Siin oli juttu korra ühiskonnaõpetuse tundidest ja inimeseõpetuse tundidest, aga mismoodi siis saab kaplan oma tööd teha või võiks teha, kus oleks tal see ruum või maht? Kui mõelda, et võib-olla seda ruumi mahtu laiemalt ei ole, siis minu meelest üks väga oluline koht on kooli kui terviku sündmused. Et aidata mõtestada, millest lähtub iga üritus. Ma arvan, ma olen paljudele toonud seda näidet, et minu meelest, kui teha 24. veebruari aktus äärmiselt igavalt, need lapsed põhimõtteliselt istuvad, peavad ära istuma selle ürituse, siis me tegelikult töötame vastu. Ehk siis me ei kasvata neid mitte mingisugust isamaalist väärtust, või vastupidiselt me lõhume selle kohe ära. Et ma arvan, et kaplani roll saab olla ka kooli terviksündmuste mõtestajana. Ehk siis, et mis sõnumit me tegelikult edastame, kui me teeme sellise või teise ürituse? See tegelikult toimib küll jah, koolis väga hästi, et sa osaled lihtsalt nende suuremate ürituste juures, ka kaplanina ja annad oma mõtestatuse. See on täiesti, see toimib täiesti. Aga et kaplanina on tegelikult hästi palju võimalusi koolis, kui sa ise oled aktiivne ja otsid neid võimalusi, ega siis keegi ei keela sulle. Et sa võid, kui sa algatust üles näitad ja ütled, et teeme nii, siis tegelikult kool tuleb enamasti vastu. Sama on ju tundidega, sama on religiooniõpetusega, et sa pead lihtsalt ise organiseerima omale muidugi seda platvormi ette. Aga et meie koolis oli selles mõttes hea, et väga paljud aineõpetajad kutsusid küll ka oma tundidesse rääkima, et kui oli näiteks ajaloos seal piibliteemadest ja tegelikult läheb kooliõpikutest väga paljudest kooliastmetest käivad religiooniteemad läbi ja väga põhjalikult. Ja tihtipeale kutsutigi ja ma väga hea meelega alati läksin ja ütlesingi, et ma olen alati nõus tulema ja muidugi kõik need suuremad sündmused, ettevalmistused jõuludeks, jõulujumala teenistused ja erinevad sellised vahvad üritused. Meil oli Muna õpetab kana näiteks, kus sai siis kasutada hästi palju ära. Üks oligi päris religiooni teemaline, et kus me kutsusime vaimulikke erinevaid külla rääkima oma kooliaastatest ja et tegelikult on võimalusi palju. Kui sa oled koolisüsteemis sees, siis sa oled nagu elavas organismis ja sa tiksud sellega kaasa, sa tead, mis toimub, mis juhtub ja sa saad tegelikult igal pool, keegi ei keela sul midagi tegemast, ole ainult aktivist. No ilmselt on nii jah, et see on üks hea võimalus nende ürituste kaudu ja kui siin seda jutuks tuli, siis jäin ka ise selle peale mõtlema. Ja see on hästi huvitav, et miks just nimelt siis erinevate selliste, kui üks ütelda ideoloogiliste üritustega, millel on siis oma kindral tähendus, okei, me võime öelda, et jõulud ülestõuspühad, aga just nimelt näiteks ka kooli sünnipäev või siis näiteks seesama vabariigi aastapäev või mõni muu sündmus, mis ei ole ju otseselt kiriklik, aga millegipärast tahetakse vaimulikku sellesse kaasa haarata. Ja see küsimus ongi, et miks see nii on? Või mis on siis see põhjus, et sellisel puhul kaasa haarata, siis ma arvan, et see on ikkagi väga selgelt see maailmavaate selgus, mida vaimulik endast kannab, et ta teab seda, kuhu suunas ta liigub või mis on need eesmärgid või mis võivad olla ühed või teised mõjud või kuidas paremini mingeid asju mõtestada ja seletada. Et võib-olla see on see põhjus, miks ka vaimulikke on siis sellistel puhkudel kaasa haaratud, kuigi võib öelda, et see otseselt võib-olla nende töö ülesanne isegi ei ole. Nii et ka mina olen seda koolis oma töös näinud põhiliselt just nimelt sellele, et eelkõige õpilastele õpetada seda, et seesama kristlaseks olemine või see, et kui on mõni teise religiooni esindaja klassis või ka ateist käesti, kes seda välja ütleb, et siis see on samamoodi üks meie kõikide õigus ja võimalus, aga see ei tähenda seda, et me oleksime kuidagi ullikesed või tobukesed, kes tegelevad mingite voodoo asjadega. Aga ja see, mida ma olen kohanud selle raames, on just nimelt see esimene reaktsioon gümnaasiumiõpilastel on see, kui hakkad religioonist rääkima, siis vastandumine toimub just nimelt see teadus ja religioon.
ja seesama kaplani ülesanne või see võimalus ka koolis on just nimelt see selgitus või see nende õpilasteni viimine ja õpetajateni viimine, et tegelikult ei ole siin selles mõttes vastuolu. Et see vastuolu on väga näiline ja kunstlikult tekitatud, ehk siis mõnes mõttes on kaplani ülesanne koolis kindlasti ka selline eelarvamuste purustaja roll. Aitäh! Jah, et siit koorubki välja mõtestada nii riigipühasid, kirikupühasid, rahvakalendripühasid või mõtestada oma paika siin päikese all läbi Eesti kultuuri või pärandi. Siis vabariigi aastapäev on meil vaba päev, et kõik võivad istuda kodus, nad ei pea käima aktustel, kui enne just ei ole neid organiseeritud. Aga mis 2 küsimust ainult lõpetuseks lühidalt, kui oskate vastata, et milline oleks teie ootus või nägemus kooli juhtkonnale, kui kaplan tööle võetakse? Ja teine on see, et mis siis eristab või mida kogudusõpetajal või pastoril pole ja kaplanil on? Ootused kooli juhtkonnal ilmselt peaksid olema selles, et kooli juhtkond toetaks. Et kooli juhtkond oleks toetav, et ta kaasaks kaplanit, et ta ei pelgaks siis nii-öelda seda usulist külge. Et ma arvan, see kõige esmane. Ja mis siis veel? See teine küsimus oli... Mida kogudusõpetajal ole ja kaplanil on? Koguduse õpetajal ei ole nii suurt auditooriumi. Ja tal ei ole nii suuri avatud silmi ja tal ei ole neid pärivaid suid ja tal ei ole neid, kellel sa pead pead kogu aeg paitama ja kellel sa pead kätt hoidma ja kellega sa pead kogu aeg suhtlema ja sa pead tõesti nagu ka tõestama, et kristlane on ikka täitsa tore olla ja see ei ole hullik, et see täitsa tark ja tore inimene. Et hästi tore, koolis on, ma arvan, ääretult tore, sa saad hästi palju positiivseid elamusi ja muidugi ka õpetajatega suheldes, et ka õpetajatel ju tegelikult on siiski eelarvamusi kristlaste suhtes ja ka vaimulike suhtes ja see on ääretult tore, kui sa neid suudad ikkagi kummutada ja näidata, et kõik on päris okei, et ei ole üldsegi midagi hullu, kui sa usud Jumalasse. Mul tuli praegu lihtsalt meelde üks tore näide, see oli vist kuskil 8. või 9. klass, kus tuli bioloogiatundi asendada ja ma läksin lihtsalt asendama ja lapsed hakkasid küsima siis ka piibli kohta ja seal olid need loomise teemad just ja mina siis rääkisin piibli varianti ja üks see oli klassi Oivik, ta oli 5-line laps olnud kogu aeg, vaatas mulle suurte silmadega murelikult otsa, ütles õpetaja, te olete ju päris tark inimene, aga kuidas te sellist asja ikka usute? Aga kõige toredam oli see, et kuna ta oli väga taibukas laps ja mina põhjendasin omalt poolt ära, siis tema oli selline, kes tahtis uurida ja ta tuli tegelikult leeri üsna praktiliselt kohe sügisel ja temast sai koguduse väga ustav noortetöö tegija. Nüüd on ta õppinud juristiks, ma arvan, ta on väga tore jurist. Et see oli nüüd see Saulusest Pauluseks. Et ka selliseid toredad näiteid on koolis. Hästi lühidalt juhtkonnalt kaasamist, usaldust ja vahe on selles, et kaplan saab olla kohal. Jah, nõus Triinuga selle esimeses punktis, aga siin lõpetuseks on ütelda küll ka seda, et seesama, millest ka põgusalt siin Katrin rääkis, et mida ma igale vaimulikule soovitaksin ja kirikutöö tegijale, siis minu meelest see suur väärtus, mida kogudusõpetajal ei ole, ma ei saa öelda, et kas nüüd on neid kordades rohkem neid säravaid silmi seal klassiruumis, aga kindlasti, miks mina ise seniajani ka koolis õpetan ja just nimelt ilmalikus koolis, siis põhjus on selles, et see hoiab ühe vaimuliku meele värske. See tähendab seda, et sa tead, mida väljaspool ka tehakse. See, et sa muidu oled oma kirikuringkonnas ja suhtled nende inimestega, koguduse liikmetega ja kõik konverentsidel, mis on väga kindlas raamis ja piiris ja nii edasi. Aga kui sa lähed välja, siis sa tead seda, mida tegelikult seal maailmas tehakse. Ja see on minu meelest väga, väga suur väärtus ja see on põhjus, miks ma ise sellest oma koormusest tulenevalt ikkagi kinni hoian ja olen julgustanud ka oma vaimulikke, et tulge teinekord muga lihtsalt kaasa, tulge olge tunnis, tulge vaadake, mida inimesed küsivad, mis on nende mõtted, kuidas nemad asjadest aru saavad. See on väga suur väärtus. Aitäh kaasosalejatele, et olgem siis pontifeksid, miinimused või maksimused, tehkem sillad siis õpilase, õpetaja ja kodu vahele, koolis erinevate ainevaldkondade vahele ja kultuuri ja inimese vahele. See, mis ta on, võiks ta tõesti tunda, et
et me oskame identiteeti üles ehitada ja aitame nende seoste loomises. Kell on täis meie jaoks ja meie jaoks on kelluke kõlanud, aitäh!